Kui külm peaks olema sinu arust siis, et millal enam kooli ei peaks minema? Minus 50. Nii külm? Jah. No siis sul on veel kaua oodata, ma arvan. Ma arvan küll siis. 50? Jaa. Tõesti või? Jaa. -50 kraadi meil Eestis õnneks siiski ootama sees ei ole. Küll aga on Pakane teinud oma töö ning termomeetri näidu 2-kohaliseks ajanud. Kui tihti sa siis seda termomeetri näitu vaatad, et kui külm õues on? 2 korda päevas. Termomeetri vaatamine aitab küll teada saada, kui paksult riidesse peaks panema, aga millal on siis see piir, kui näiteks lapsi enam lasteaeda viima ei peaks? Kes ikka hommikul auto käima saab ja kusagilt kaugelt kohale jõuab, et siis nemad on alati lasteaias. Meil on kodukorras niisugune reegel, et kui on -15 kuni -20 kraadi tuulekülma indeksi järgi, et siis me läheme õue vaid 20 minutiks. Ja kui on üle 20 miinuskraadi juba, siis me piirdume tubaste tegevustega. Aga no selline ilm nagu täna lihtsalt nauditav. Ehk siis lasteaialapsi see -15 üldse ei heiduta? Ei heiduta, et nemad naudivad seda väga. Kui õues läks ikka korralikuks lustimiseks ja kõik asjad said märjaks, siis on siin võimalus ka endal näiteks kindaid soojenduskapis või kuivatuskapis soojendada, kuivatada, et kõik oleks ilusti pärast ikka mõnus ja ei oleks enam nätske. Ja siin lasteaias saavad lapsed isegi soojaruumis endal kombekaid soojendada ja kuivatada, et siis ikkagi pärast, kui koju minna või uuele ringile õue minna, oleks kõik ikkagi sükene mõnus, kuiv ja hubane. Õnneks on vanemad selleks ikka ette valmistanud, et lapsed on väga korralikult riidesse pandud ja õpetajate mure on üle vaadata, et kõik kõrvalestad ilusasti mütsi all püsiksid. Sadagu õues lund või olgu -5 või -15 kraadi. Lasteaialapsi see ei heiduta, nemad käivad lasteaias ja nemad käivad õues mängimas. Aga kuidas on asi koolilastega, millal nemad siis külmapühi täistavad? Suunised, millal külmapühi peetakse, tulevad Haridus- ja Teadusministeeriumist. Siinkohal aga ei kirjutata kellelegi täpselt ette, mitu kraadi külma õues olema peaks, et lapsed koolist või lasteaiast koju jääma peaks. Selline määrus kehtib alates eelmise aasta 1. septembrist. See kokkuleppe sõlmitakse koolis ja koolil on tegelikkuses tänasel päeval võimalik organiseerida näiteks külmaperioodiks ise õppepäevi, külmaperioodiks veebiõpet selliselt, et kõik lapsed, ka need, kes on kodus, saavad õppes osaleda. Ja sellest lähtuvalt siis ongi antud koolile see võimalus, et koolid kehtestavad ise selle piiri, millal nad siis lapsed koju jätavad ja millal nad siis lapsed kooli kutsuvad. Ka koolidele antakse igasuguseid selliseid konkreetseid suuniseid selle kohta, et millal ja kuidas käituma peab, et seda kindlasti, aga need on sellised soovituslikud pigem, et eks see ole ikka iga perekonna enda otsustada, et kui kaugelt nad tulevad ja kui keeruline see koolide on. Et kool on alati valmis lapsi vastu võtma, et kui meil on ruumid soojad alati, nii et meie juurde võib alati sooja tulla. Mis sa arvad, millal siis kool võiks kinni panna, et kui külm peaks selle jaoks olema? Ma ei tea. Mingi 4 kraadi äkki miinus. Siis kui on -20 kraadi. Sest -20 on su hästi külm või? Jah. Mis siis -20 kraadiga tegema peaks? Nagu panema kooli kinni, et nagu ei peaks minema, et olla kodus soojas. Mille järgi siis see kool seda temperatuuri vaatama peaks? No kindlasti ilmaennustus. Kool saab otsustada ka tegelikkuses selle, millised on tema enda ruumid. Sest väga suure tuulega, näiteks kui on ette näha, et on väga suur tuul ja kooliruumid muutuvad jahedaks, siis kool saab teha samamoodi ise õppepäevi või siis veebiõppepäevi, sõltuvalt sellest, milline on koolis olukord. Koolis saab teha online õpet, kõige pisemad aga trotsivad hea meelega külma ning müttavad lumes nagu maailmameistrid. Kuidas siis sellel kooliteel ennast näiteks soojaks teha, kui nii külm on õues? Näiteks mängid, jooksed, et erinevaid harjutusi. Mul on paks jope seljas ja paksud püksid ja müts ja sall ja kindad. Ja sellest piisab, et soe hakkaks? Jaa.